Soovitame tsitaate kuulates sättida end mugavalt silmad kinni istuma ja keskenduma edastatud sõnumile. Tänane mõttearendus pärineb Bill Gatesi tsitaatide varamust. Ta on öelnud: elu ei ole õiglane, lepi sellega. Elu on täis väljakutseid, ebaõiglust ja ootamatuid sündmusi. Sageli seisame silmitsi olukordadega, kus meie ootused ja soovid ei vasta tegelikkusele. Mõnikord saame vähem, kuigi oleme pingutanud rohkem kui kunagi varem, ja teinekord võib meie ettevõtmine ebaõiglaselt nurjuda. Sellistes olukordades on oluline mõista, et elu ei ole alati õiglane ja me peame sellega leppima. Õigluse kontseptsioon on subjektiivne ning igaüks võib seda tõlgendada erinevalt. Meie maailmas on palju ebaõiglust. Näiteks sotsiaalne ebavõrdsus, ebaõiglane kohtlemine ja ettearvamatud juhused. Kuigi me võime soovida, et elu oleks õiglane, on reaalsus sageli teistsugune, sest meid ümbritsev on meie kontrolli alt väljas. Kurb, aga tõsi fakt on see, et me ei saa alati kontrollida, kuidas meid koheldakse või millistesse olukordadesse me satume. Oluline on mõista, et meil on piiratud mõju sellele, kuidas elu meie ümber toimib. Kui me raiskame oma aega ja energiat õigluse ebatäiusele keskendumisele, võime jääda ummikusse ja kaotada võimalusi kasvamiseks ja õnnestumiseks. Selle asemel peaksime keskenduma sellele, mida me saame kontrollida. Oma mõtetele, suhtumisele ja tegudele. Leppimine elu ebaõiglusega ei tähenda passiivsust ega loobumist. See tähendab pigem tarkade valikute tegemist ja oma ressursside kasutamist parimal võimalikul viisil. Oluline on võtta vastutus oma elu eest ja leida viisid, kuidas ebaõiglust ületada. Me võime seada endale realistlikud eesmärgid, püüelda oma kire poole ja leida lahendusi raskustele, mis meie teele satuvad. Lisaks peame mõistma, et ebaõiglus võib olla ka õppetund. Raskeid kogemusi võib kasutada isikliku kasvu ja arengu allikana. Need annavad meile võimaluse arendada vastupidavust, empaatiat ja lahenduste otsimise oskusi. Elu ebaõiglus võib anda meile tugevuse ja visaduse, et silmitsi seista tulevaste raskustega ning saavutada oma eesmärke. Kokkuvõtvalt on elu sageli ebaõiglane ja selle fakti aktsepteerimine on osa meie vaimsest küpsusest. Selle asemel, et raisata energiat ebaõigluse vastu võitlemisele, peaksime keskenduma sellele, mida me saame kontrollida ja kuidas saame luua enda jaoks tähendusrikka elu. Meil on võimalus leida rõõmu väikestest asjadest, säilitada positiivne suhtumine ja kasutada ebaõiglust õppetundidena oma isiklikus kasvus. Elu ebaõiglus ei määra ära, kes me oleme. Selle määrab ära see, kuidas me ebaõiglusega toime tuleme. Aitäh kuulamast ja järgmiste kohtumisteni!